nii, hei. Anette siin. Mõtlesin, et jagan teiega kaksikleegi teemadel mõtteid. Väga ebapopulaarne arvamus on see, et ainus kaksikleegi protsessi mõte on see, et mõista, mis asi on armastus. Et mis armastus on ja mis armastus ei ole. Sellel ei ole tegelikult minu jaoks mitte mingit pistmist selle tervenemisega, sellepärast et tervenemine on midagi, mis võibki kestma jääda, sa võidki iseendast leida kogu aeg midagi, mida vaja parandada, sa võid kogu aeg oma olemuses mingisugust lapsepõlve jama või teismelise või täiskasvanu mingisuguseid jamasid üles nagu kaevata ja leida kogu aeg midagi, mis siis vajab nagu parandamist või mis vajab tervendamist või mis vajab tegelemist. Ja mina saan aru, et kaksikleegi ainus point on nagu õpetada või anda nagu mõista, mis on armastus ja mis armastus ei ole. Ja siin ma ei pea silmas nagu romantilist armastust, vaid ma pean silmas lihtsalt tingimusteta armastust, sest romantiline armastus ja partnerlussuhted tihtipeale on tingimustega. Seal ei ole tingimusteta armastust ja tingimusteta armastus on nii-öelda see jumalik armastus, mida on väga raske praktiseerida, sellepärast et niipea, kui keegi teeb midagi, mis meile ei meeldi, siis meil tihtipeale ka armastus saab otsa. Et armastus ei ole tunne, ta on keskmes olek. Ja ma jõudsin läbi oma spirituaalse praktika või läbi oma elu jõudsin selle tõeni, et jõudsin selle meele nii-öelda tasakaaluni, et meelel on kalduvus kalduda positiivsesse ja negatiivsesse. Ja armastus tekib seal, kus ei ole kaldumist siia ega sinna, vaid on keskmes olek. Ehk siis budismis nimetatakse seda upekaks ehk siis võrdne meel, mis nagu ei mõista hukka ega ei kiida ka midagi heaks, vaid lihtsalt mõistab asja sellisena, nagu ta parajasti eksisteerib. Ja kui ma selle võrdse meele terminini jõudsin ja selleni, et on armastusega seotud, siis ühtlasi ma jõudsin budismis 4 armastuse sambani. Ja need 4 armastuse sammast siis on kaastunne, kaasrõõm, armastav headus ja võrdne meel. Ja mis nad siis tähendavad? Räägime sellest ka. Et kaastunne, ma arvan, et see on selge. Et see tähendab seda, et sul on empaatia inimese osas või inimese kannatuste osas ja sul on ka ühtlasi soov neid siis vähendada. Et seda kaastunde osa siis nimetatakse karunaks. Ja sellel karunal on siis, kuna sellest on võimalik nii-öelda nagu kõrvale kalduda, siis karuna on nii-öelda otsene vastane või selline vaenlane on julmus. Ehk siis kui inimene on julm, siis ta on kaotanud selle nii-öelda ühe armastuse samba keskpunkti ära, et on kaldunud julmusesse. Ja see on hästi arusaadav, et on sinna julmusesse kaldunud, et see on keegi, kes ei hooli, kes teeb haiget, võib-olla isegi teadlikult teeb haiget, kes põhjustab kannatusi, mitte ei ürita neid vähendada, et sellest on lihtne aru saada. Aga siis kõikidel nendel omadustel, mida ma mainisin, neil esineb lisaks sellele veel nii-öelda maskeeritud nagu osa. Ja selle maskeeritud osa on haletsus, meeleheide ja leid. Ja see kehtib siis nii teiste kui iseenda haletsuse või meeleheite kohta, et olles kellegi teise või iseenda pärast meeleheitel või iseennast haletsedes, siis tegelikult see üks armastuse sammas on justkui maskeerita, justkui paistab kaastundena, on ju. Et kui keegi nagu tunneb nagu kaasa või elab nagu iseenda nagu seda kogemust nagu läbi niimoodi, et ta langeb täieliku enesehaletsusse, siis see enesehaletsus seal on selles mõttes, et ta justkui on kaastunne, aga ta tegelikult enam ei ole kaastunne, sellepärast et ta võtab juba liiga palju energiat ja ta juba läheb sinna nii-öelda ego suunda. See ei tähenda seda, et see võiks olla nagu kaastundlik iseenda teiste suhtes,
vaid pigem on see ja see ei tähenda ka seda, et sa pead leina või nagu meeleheidet nagu vältima või haletsust vältima. Kui see tuleb, siis sa saad aru, et ta tuleb, aga sa püüad lihtsalt seda vaadelda. Et sa ei püüa ära tõugata, sa ei püüa lähemale tõmmata, sa ei püüa seda haletsust varem lõpetada, sa nagu ei tee mitte midagi sellega, sa lihtsalt ütled, et okei, ma näen praegu, et ma olen enese haletsuses täielikult sees. Ongi kõik. Ehk siis kaastunne, karuna on üks aspekt armastuse sambast. Siis on kaasrõõm, mudita. Ehk siis see on siiras rõõm selle üle, kui kellelgi teisel läheb hästi. Et sa päriselt rõõmustad selle üle, kui kellelgi läheb hästi või kui kellelgi on hästi või kui keegi on edukas või see mudita põhimõte võib öelda, et minu rõõm on sinu rõõm, on ju. Et me tunneme eestlastena võib-olla sellist kahjurõõmu päris palju või teame, mida see kahjurõõm tähendab. Aga see, mis siin tegelikult, mis tegelikult nii-öelda on see õige armastuse sammas on siis kaasrõõm. Oleks mõte natuke kaduma. Ja sellele vastand siis, ehk siis vaenlane, mis on arusaadav, on armukadedus või kadedus, mis tähendab seda, et ilmselgelt, kui sinu mudita või kaasrõõm on läinud nagu oma nii-öelda see sammas on läinud, kukkunud alt ära, et sul on see alt ära kukkunud ja kui see on alt ära kukkunud, siis ta tähendab lihtsalt seda, et sa oledki kade, et sa tunned, et kellelgi teisel on midagi, mida sul ei ole. Ma arvan, et kadedus on väga lihtne mõiste, aga selle maskeering on, või kuidas seda nagu ära tunda, on pealiskaudsus ja ebasiirus. Ehk siis inimesed, kelle puhul sa tunned, et nad küll ütled, oh jaa, see on nii tore või sa oled nii vahva või sa oled nii äge või mis iganes nad nagu ütlevad, aga sa tajud seal, et nad ei ole tegelikult siirad. Et ta võib olla sõnaline või verbaalne nagu justkui, et ma tean, et sul läheb nii hästi ja mul on nii hea meel su käekäigu üle, aga sa tegelikult see sõnade taga tunned seda, et see on ebasiirus, ehk siis emotsionaalne nii-öelda tühi käik on seal taga. Ja see on siis ka selline, et ta ei ole tegelikult armastuse sammas, sest ta tegelikult on emotsioon siis, mida nii-öelda maskeeritakse. Siis on selline sammas veel nagu meta, mis on siis armastav headus ja mis on tingimusteta õnne soovimine, mis tähendab seda, et kui sa armastad tõesti päriselt kedagi, siis sa soovid neile tingimusteta head. Isegi kui see hea tähendab seda, et nad ei vali elukoos sinuga või nad lõpetavad sinuga suhtluse või nad otsustavad, et nad ei taha, ma ei tea, mitte midagi sinuga tegemist teha või mis iganes nende valik on, et sa suudad jääda sellesse nagu kohta, kus sul on ikkagi nagu, et hästi, ma soovin sulle head, isegi siis, kui sinu elutee mind ei sisalda. Ja ma arvan, et see on see, mis tegelikult nagu mida suhetes tegelikult ei ole, mis tähendab seda, et tihtipeale on see, et kui me kedagi justkui armastame või kui me ära armume, aga nad ei vali meid, siis meil ongi ju väga lihtne sellest nii-öelda metasamba nii-öelda, et meil on väga lihtne sellel metasambal lasta kukkuda. Et tingimusteta õnne soovimine. Ja selle siis vaenlane või see, mis on nagu väga nähtav, on, kohe ma ütlen, mis siin on siis, vastand on siis viha, pahatahtlikkus, pahasoovlikkus. Et hästi lihtne on ära tunda seda, kui keegi on pahasoovlik, pahatahtlik soovib halba kellelegi, on ju. Et seda on lihtne tunda ja tema siis nii-öelda lähivaenlane või siis maskeeritud vaenlane on isekas kiindumus, mis tähendab seda, ma arvan, et isekat kiindumust, kas peab seletama või ei pea seletama. Aga siin on see, et kui ma näite tooksin, on ju, siis on see, et ma tegin seda, sest ma tahan, et sul oleks hea või ma tahtsin sulle parimat, aga tegelikult alati see, kui keegi ütleb, et ma tegin seda sellepärast, et ma soovisin sulle parimat, tihtipeale on mingit sorti oma ego nagu kindlustamine või oma mingisuguse soovi kindlustamine. Ja siis me jõuame tagasi selle upeka ehk siis võrdse meele juurde, mis siis on nagu tasakaalukus ja rahu, mis on siis meeletasand. Ja
ma seletasin kõik need ära ja Upeka siis, Upeka, kas ma mainisin nüüd Upeka ka ära, et klammerdumine ja ahnus siis on Upeka nii-öelda otsesed vastandid. Et kui inimene ei suuda lasta lahti, et meel hakkab nagu klammerdama või nagu tunneb, et ta tahab rohkem, kui tal on. Ja maskeering on siis ükskõiksus ja apaatia. Ehk siis, kui sa oled ükskõikne või sul on nagu apaatia, sa tegelikult üldse ei hooli, siis tegu ei ole võrdse rahuliku meelega. Ehk siis sa ei ole mingis mõttes nagu kohalolus, vaid sa oled nagu dissociate, nagu eemaldud või lähed nagu ära, et see ei ole nagu kohalolus. Et võrdne meel on see, mis aitab nagu olla kohalolus ka. Ja siis kõik need omavahel, need 4 sammast, on siis ka üksteisele nagu nii-öelda vastumürgid. Ehk siis, kui sa näed, et üks sammas hakkab nagu paigast ära liikuma, siis sa saad kasutada seda teist sammast, et nagu seda ühte sammast nagu sirgu tõsta või et su vundamendi nii-öelda kivid oleksid paigas ja püsiksid. Et ma usun, et see Upeka kohta ma olen veel kirjutanud siia, et seeing things exactly as they are without resisting the present moment, allowing for better emotional regulation. Et Upeka siis on see, kui sa näed asju sellistena, nagu nad on, ilma tahte või ilma püüdmata neid kuidagi muuta. Ja see siis võimaldab paremat emotsionaalset regulatsiooni. Et mina tunnen, mina arvan, et see nii-öelda kaksikleegi siis selline eesmärk, see peamine eesmärk ongi jõuda sellesse, et kui sa kedagi armastad, siis sa rõõmustad tema üle ka siis, kui tema edu sinuga kuidagi ei ole jagunev. Kui sa kedagi armastad, siis sa soovid talle tingimusteta head. Sa võtad teda sellisena, nagu ta on, püüdmata seda muuta. Ja kui sa kedagi armastad, siis sul on empaatia selle inimese suhtes ja soov tema kannatusi vähendada. Ehk siis sellel ei ole tegelikult mitte mingit pistmist romantilise suhtega, sellel ei ole mitte mingit pistmist seksuaalsusega. Seksuaalsus on teine teema täiesti, on ju. Et see nii-öelda armastus toetub siis nendele 4 omadusele. Ja siin ühtlasi kõike seda, mida sa rakendad nagu väljapoole tuleb, seda sa peaksid nagu ise endale ka rakendama. Et kaksikleegi võib-olla selline kaksikleegi protsessi üks kuidagi olen nii päikese laiku sattunud istuma. Et kaksikleegi selliseid üks nagu eesmärk on kõike seda sama rakendada iseendale. Ehk siis näha iseennast ja võtta iseennast vastu sellisena, nagu sa oled, mis tähendab seda, et sul ei ole vaja paraneda, sul ei ole vaja terveneda, sul ei ole vaja midagi pushida või ära tõugata, et sa ei pea kuidagi olema selles perfektsionismi rattas. Siis on siin kaastunne, et sa üritad iseenda kannatusi vähendada, oled iseenda suhtes empaatiline, et sa oskad iseenda üle rõõmustada ja et sa soovid iseendale tingimusteta õnne. Et see ma arvan, et võib-olla üldiselt naistel on lihtsam nagu rakendada seda teistele kui iseendale, aga joogas on selline põhimõte, mis on siis ahimsa ehk siis vägivallatus. Ja ahimsa on siis üks nii-öelda olulisemaid rakendatavaid põhimõtteid, mida eelkõige tuleb rakendada iseenda suhtes. Et sa oled kõigepealt iseenda suhtes vägivallatu. Ja siin ma arvan, et on väga hästi aru saada, et mis see iseenda suhtes vägivaldne olek tähendab või mida ta nagu ei tähenda. Ja siin on tegelikult see oht, et kus kohast läheb see piir selle vahel, kui me oleme iseenda suhtes vägivallatud ja kui hakkab juba ego nagu mängu tulema ja ütlema, et kuule, kui sa nüüd teeksid seda, siis või seda ära tee, see on sulle liiga too much. Et kus kohas see nagu vägivallatuse piir läheb. Ja ma arvan, et kaksikleegi sellist nagu ükstapuha,
mis sinu läbielamised ei ole. Seal võib olla ka selliseid sidisid, mis siis on vaimsete võimete nagu ärkamine, on ju. Et kus sul tekib võime selgelt kuulda, selgelt näha, selgelt tajuda, olla mitmes kohas korraga, et seal neid võimeid nii-öelda või sidisid on päris palju, mis tekkida võivad. Ja ükstapuha, mis sul parajasti nii-öelda kaksikleegi protsessis parajasti siis käimas ei ole. Ma võib-olla tahangi sulle öelda, et see põhipoint on armastus ja see, mis asi armastus on ja mis asi armastus ei ole. Ja kes võib-olla tahab seda armastuse nagu, kes võib-olla tunneb, et ta tahab nagu selle armastuse teema iseenda jaoks läbi võtta, siis tegelikult ongi see, et kui sa vaatad ainult neid 4 sammast ja küsid, et kas sinu nii-öelda see kaksikleek või see teine pool sind päriselt armastas, et kas ta oli võrdse meelega, kas ta oli kaastunne, kaasrõõm ja armastav headus sinu suhtes, on ju, siis sa tõenäoliselt näed, et ta ei teinud seda ja tõenäoliselt näed, kas sina seda iseendas, et sina ei teinud tema suhtes seda ja võimalik, et te mõlemad ei teinud kumbki iseenda suhtes seda. Et selle kaksikleegi ülesanne siis on aru saada, mis armastus on ja mis armastus ei ole. Ja väga võimalik, et see välistamine, et armastus kindlasti ei ole see, kui sa pead väga palju kannatama. Armastus kindlasti ei ole see, kui sa pead tohutult palju nagu läbi elama. Armastus kindlasti ei ole selline, et ei ole nagu valu sinnamaani, et sa muutud pahatahtlikuks. Ja kui sa oled selles kohas juba, et sa oled nagu kaksikleegi protsessi tõttu, sul on valu läinud nii suureks või kannatus on läinud nii suureks, et ta on läinud nagu pahatahtlikkuseks, siis tea, et see ei ole armastus ja see ei ole seotud selle inimese nagu võimekusega. Ta mingis mõttes on ka, on ju, et me võime rääkida armastusest ilusaid asju ja mõelda, et kui keegi armastaks mind, siis ta teeks nii. Aga juba see on tingimus, et kui keegi sind armastab, kui mees sind armastab, siis ta teeb nii. Ja ma arvan, et kaksikleegi nagu protsessi suurim kingitus on see, mina tunnen vähemalt, et minu nagu nii-öelda see kaksikleeg või see partner näitas mulle, mis armastus on ja mida ta ei ole. Et mulle sai väga selgeks see, et mis on armastus ja see, kas tema on võimeline nii-öelda seda kehastama, see on täiesti omaette küsimus, kas mina olen võimeline seda kehastama, see on ka juba omaette küsimus, on ju, aga ma tean, et mis nagu armastus on. Ja ma arvan, et paljudel inimestel lähevad need sambad, need 4 sammast kõikuma, see on hästi inimlik, see on hästi loomulik, et need 4 sammast lähevad kõikuma suhetes ja siis ongi see, et sa ei armasta mind enam või ma armastan sind ja miks sa mind vihkad või miks sa mu jaoks seda ei tee. Et ta näitabki seda, et see armastuse olek on puhas. Et see kannab endas teatud sorti meelepuhtust, südamepuhtust, puhtust isekusest. Et ta on isetu selles mõttes ja vaba. Et kõik ei suuda seda kehastada, kõik ei kanna seda välja. Ja ma arvan, et meestel võib-olla on eriti raske seda välja kanda, on ju. Et naistel on nagu mingis mõttes lihtsam, sest naine on oma loomu poolest juba spirituaalsem. Ma loodan, et kellelegi oli kasu sellest infost, sest ma arvan, et kaksikleegi protsess, sinna võib ära eksida nendesse astraalsetesse nähtustesse, nendesse märkidesse ja unenägudesse ja ärkveloleku ja ma ei tea, mis iganes piirimaile. See on nagu nii, ta võib olla nagu nii halb. Aga samas ju ta siis on vajalik, et aru saada, mis on armastus ja mis ei ole. Ja ma vaatan, et ma olen väga kuidagi ägeda mingisuguse ägeda valguse sees. Aga pange siia kindlasti like ja näeme varsti jälle. Tšau!